No tervist, kalamehed. Tulime täna trenniga kalale. Püüame loomulikult jõeforelli. Siin õhtu esimese poole otsisime mingeid uusi lõike. Kahjuks midagi väga suurt ei olnud, pigem ainult üksikud väikesed. Mõned saime kätte, lasime kähku tagasi. Nüüd hakkab kell 10 saama ja tulime uue lõigu peale. Et vaatame, äkki saame siit midagi suuremat. Väga suur kala. Seljast on kinni. Ei saa olla. Väga õnnetu juhus. Laseme ruttu tagasi selle väikse põnni. Oba! First fish of the day. See on päeva suurim. Päeva teine kala. Järjest tuli nüüd. 2 tükki väga väiksed. Laseme tagasi. Davai, Tõnn. Nüüd on sinu kord midagi välja tõmmata. See ei ole vist rekord või? Puh. No, mul ka esimene käes. Pisikesed, aga neid on siin palju. Okei. Iga 5 meetri tagant ikka keegi jälle müüb. No eks õhtu peale satub mõni suurem ka sekka. Kui Klinkhammer peab. Tõnn tuli siis täna 2 putukaga kalale. Et ühe ta viskas sinna elektriliinidesse ja teine on tal praegu otsas. Eks vaatame, kaua ta 2 putukaga vastu peab. No tegelikult mul on ikka oluliselt rohkem putukaid, aga võib-olla seda korralikku Klinkhammerit jääb puudu. Aga küll me leiame sealt veel midagi. Kui muud üle jää, siis püüa mõne parmu ja läheb see konksu otsa. Seda vist ei tohi teha või? Elussöödaga püüda. Jah. Seda me ei tee. Sorry. Elussöödaga ja forelli püük keelatud. Viskan nüüd piigi peale. See jäi päris hästi siin. Ja. Kaks.
üldse püüda või? Mingi teema oli sellega. Jaa, ma filmin ju. Kindlasti mitte see kala, kelle järgi me tulime. Aga midagi ikka. Tõnnil on kala otsas. Lähme vaatame, kui suur on. On otsas või? Ei ole suur, aga tõmbas nii taime ümber, vaata. Täpselt näed siia ümber. Mitmes kala see oli? Kolmas täna. Kokku on 6 meil või 7? No me vist äkki on 7 kokku. Vahepeal oli pikk paus, et siin käisime erinevaid lõike proovimas, aga tulime natuke sügavamasse kohta tagasi. Mitmes see on veel? 8 vist, jah. Kalad hakkavad õhtul natuke suuremaks minema. Sipleb nii palju. Selle laseme kindlasti tagasi, see küll koti kala pole. Aia läks. Või ujub või? Ujub. Aia pingul. Ei ole mitte nii. Ma ei tea, mingi megasel tööl on. Möllab küll. Miks sul nii väike kahv on? Seda on juba varem küsitud.
mis ta on meil? 9. See ei ole see sama kala, mis pinnas käis ju? Ei olnud, see oli eespool vist jah? Jah. See oli eespool. Väga hea. Putukad ka on näidata või? Putukas on küll jah kuskil. Kui ma üles tegin. Ega ei ole. Selline ütleme ädisem klinkhämmer. Oot, hoia korra. Aga kala toob, see on põhiline. Hästi toob. Ta lihtsalt mul on see, et ta ei uju võib-olla kogu aeg. Ja ma saab märjaks, siis ta ei uju väga hästi. Ma olen häklit natuke vähe pannud. Et ütleme nii, et paremad klinkhämmerid olen ära visanud ja nüüd olen sellise... Need on kuskil seal. Ja nüüd siis panin midagi... No, aga pimedas kala ei näe, on ju? Juba on tõnnil järgmine kala otsas. Kohe 10 meetrit edasi. Natuke väiksem. See on väiksem. See käis ikka korraliku hüppega, juba enne nägime, kuidas käis ja nüüd võttis selle putuka ka hüppega ilusti. Läks juba. Läheb seal. Täpselt sain lahti hüppes. Kala number 10. Põmm. Vot. Nüüd, kui päike on loojunud, siis on hakanud kala võtma. Nüüd peame natuke kiirustama, et suurte kaladeni jõuda. Siin käib juba 3. kala järjest pinnas. Võttis? Mingi teine kala võttis. Aga ees on ka siin. Võttis. Nii õrnalt ma ei saa kõik aru. Ma ei näinud üldse võttu. Selleks sõbrad ongi. Täiesti ulmene. See on jälle sama. 3 kala järjest. Kahjuks suuremaks need pole läinud vahepeal. Ja juba läks. No nii, 11 kala, 3 tükki järjest. Hull. Aga püüa ka vahepeal muidu. Või sa tahad suurte juurde jõuda? Ma tahaks suurte juurde jõuda, aga siin käib juba järgmine pinnas. Võtan sellega välja. Võta, Kurat, see on ebareaalne, see on nagu 1 päevik vahel juba. Me ei tea 1 päeviku ajast mitte midagi, sest me ei teinud seda see aasta. Jah, ta oli kuidagi nadi ka vist. Saanud aru, millal ta oli või kas ta oli. Natuke üles poole. Jälle sama suur ka. Kõik on õed vennad. See on väiksem isegi. See on isegi veel väiksem. See on nii väike, et seda pole mõtet filmidagi. Aga mis see oli? 12. kala või? 12. kala, tönn on 4 tükki järjest võtnud. Okei, nüüd on minu kord juba midagi teha.
kala number 13. Lähen kohe tagasi. Lööma. Nope. Parem oleks kui siuksed kontsad siin tulemas. Nii väike. Pigem on väike. Ma arvasin, et see on suur kala, aga tegelikult siuke. Mis see on meil 15? 15 kala on käes. Kõik on põhimõtteliselt alamõõdulised olnud. Aga vaatame, kas Tõin saab nüüd ühe mõõduskalaga kätte. Kala number 16. Järjekordne alakas. Ma ei suuda olla sinna. Mingi kõik maailmaputukad söövad mind. Release the beast ja siis lähme edasi. Kus see juba kadus? Ikka. Ei, see on ikka sees. Fish number 18. Mitte kõige parem release, aga ikkagi ruttu tagasi. Kergesti tuleb, ega asi ära on. Alguses tundus, et on natuke ilusam. Aga ei ole. Kala number 20, 19 või 20. Vist 20 juba. Joobab ka. Võib-olla hirmutasin ära.
no sellise näoga loomulikult. Täiesti ära söödud punniline. Ju siis ei olnud. Nii. See ei ole nüüd vahekokkuvõte, see on suht siuke lõppkokkuvõte peaaegu. Praeguseks on 20 kala käes. Ei midagi ilusat, aga päris pull hästi võtab. Nüüd veel mõned heited. Äkki saame veel mingi kala otsa ja siis paneme kodu poole ajama. Ilmselt meie viimane kala. Kala number 21. Täitsa kala. Natuke pikem, aga kõne. Suuremaks. No. Õhtuga lähevad natukene suuremaks kalad vähemalt. Aga no mõõdukala ei ole tulnud või sellist korralikku õhka täna. Ei tule ka enam. Optimism. Tunni järjekordne kala. 22. tänane. Laseme ta ilusti. Kuule, nüüd on küll päev läbi ju. Ma arvan küll. Tegelikult vist varsti ongi päriselt ka päev läbi. Igatahes 22 kala pluss miinus 2. Enam ei mäleta, nii palju oli neid väikeseid, et seekord siis edasi. Putukad sõid meid ja kalad sõid putukaid. Paraku midagi ilusat ei saanud, koju midagi täna kaasa polnud võtta. Aga kalapüük oli täiega fun. Väga hea võtt oli ja mis siin ikka? Muidugi emotsiooni väga palju. Väiksed, aga vähemalt oli mõnusalt palju võtta, et põnev päev. Vot nii. Varsti jälle kalale, ma arvan. Näeme. Tšau.